Uuel õppeaastal alustab meie koolis 2 uut eriala. Nendeks on siis visuaalmeedia spetsialist ja teine on tarkvaraarendaja. Ja minuga on liitunud stuudios meedia erialaosakonna juhataja Marko Levin. Tere, Marko! Tervist! Ma küsiksingi kõigepealt, et mis on selles visuaalmeedia spetsialisti erialas siis, või mille pärast või mida ta endast üldse kujutab? Ühesõnaga, meil on üsna selge visioon sellest, mida ta endast kujutab, aga päriselt saame me teada alles siis, kui esimesed lennud on lõpetanud 3, 4, 5 aasta pärast. Aga tegelikult visuaalmeedia spetsialisti puhul me oleme võtnud eesmärgiks õpetada selliseid noori, kes on võimelised olema tehnilised teostajad loovate isikute assisteerimisel. Ehk siis kas nad lähevad tööle hiljem mingisugustes turundusettevõtetes, üritusturundusfirmades, konverentsi korraldavatele firmadesse, sellisteks tehnilisteks teostajateks, kes on kodus tehnikas, tarkvaras, kes on suutelised üles panema ülekandetehnikat video poole pealt, on suutelised fotograafide fotostuudiotes assisteerima, meediamajades, veebiportaalide juures võtma üles videosid, fotosid, kirjutama ka väiksemaid sorti lugusid, ehk selline tehniline töötaja. Ja siiamaani selliseid inimesi Eestis koolitatud ei ole. Loodame siin suurt abi ka täna suurtest toetajatest ERR-i näol, Ekspress Meedia näol ja teiste suurte meediamajade näol, kes siis annaksid meile sisendit ja õpilastele võimalust praktiseerida siis nendes valdkondades. Et õpivad nad põhimõtteliselt selliste kutsestandardite järgi nagu teleoperaator, kujundaja, fotograaf, digitrükkimine. Et need on sellised põhilised standardid. Ühtset suurt standardit ei ole. Mis vahe on näiteks multimeedia siis spetsialistil ja see, mida teie hakkate visuaalmeedia spetsialisti erialal siis? Multimeedia spetsialist on tegelikult algusest peale olnud, ta on meil nüüd juba 7 aastat meil rakendunud siin koolis, algusest peale olnud mõeldud veebiarendaja erialana. Et sisuliselt võikski tema nimetus olla veebiarendaja, aga kuivõrd nad saavad seal ka erinevaid meediume juurde, sest veebiarenduses või uues meedias üldse on kasutusel väga palju erinevaid meediume, alates tekstist lõpetades heliga, siis oli õige sel hetkel panna selle eriala nimeks multimeedia spetsialist, olgugi et 70% sellest õppekavast on puhas veebiarendus. Nii et täna me eristamegi neid 2 eriala selliselt, et multimeedia spetsialisti eriala nimetuse juurde läheb laiendus veebiarendaja ja visuaalmeedia spetsialist on siis posttehniline töötaja ilma selle veebiarenduse pooleta. Nii et selles mõttes nad teineteisest erinevad. Küll jah, võib esialgu tekitada natukene segadust nende erialades suhteliselt sarnane kõla, aga sisu on neil sootuks erinev. Teatav erinevus siiski jääb, jah. Aga suured tänud sulle stuudiosse tulemast ja meiega infot jagamast.